tere! Hetkel olen onnis, puu otsas. Kuulan tinnulaulu ja loomulikult naudin siin olemist. Nimelt, käes on 3. kuu. 3 kuud mõnusas Prantsusmaal olemises. Ei kujuta ette, kui hea mul see olla on. Vot, aga esiteks, miks ma ei ole videot teinud viimase kuu aja jooksul on üsna lihtne, sellepärast et mu õde, ostõde Maša suutis mu telefoni mingi imemoel tolmuimejaga lapikuks teha. Ehk siis see on praegu paranduses ja ma saan oma telefoni kätte 6 aja pärast. Ehk siis järgmisel kuul arvatavasti saan oma telefoniga videosid monteerida jälle ja videosid kokku panna. Ehk siis tulevad jälle vanas formaadis videod ehk mis on head Prantsusmaal, sport ja erinevused. Ja arvatavasti peale, kui mul on tehtud sport ja head küljed Prantsusmaal, läheme üle vabamale formaadile. Ehk siis nagu praegune video, mis nüüd tuleb. Ehk siis ma räägin, mis ma olen teinud nädal aega tagasi, mis ma kuu aega või mis ma üldse lahedalt näinud olen. Sest ma usun, et see on palju huvitavam, kui lihtsalt rääkida nii-öelda kuiva teemat, mis on hea ja halb. Pool huvitavam on ju kuulda, mis ma teen. Vot. Aga mis ma teinud olen siis? Nimelt, koolis oli üks vahva üritus. Spordipäev. Väga vahva. Ei, on küll vahva. Ja sai valida kas jalgpall, korvpall või lauatennis. Mis on väga lahe, sest Eestis on lihtsalt kergejõustikalad nii-öelda. Ja mina valisin korvpalli, kuigi mind taheti jalka ja korvpalli satsi. Ja siis need poisid seal tegid UEFA ja mis nad seal tegid. Eks UEFA, kivi, paber, käärid, 1, 2, 4. Vot. Ja siis ma läksin lõpuks korvpalli. Ja korvpalli mängides juhtus mul üks vahva asi. Nimelt ma läksin korvi viskama ja ma hüppasin ja üks teine poiss lükkas mind ja ma kukkusin hüppeliigese peale ja mu luu nihkus, oska öelda, andors prantsus keeles. Ja jah, ma pidin 3 nädalat olin karkudes. 3 nädalat olin karkudes ja sporti ei võinud teha. Ma tegin lihtsalt kodus, tegin nii-öelda üldfüüsilist natukene, mitte palju, üsna laisk olin. Aga nüüd ma käin kossuvõistlustel, kekas, mis iganes käin jooksmas, sõidan ratast ja nii edasi. Ehk siis nüüd on üsna korras, kuigi ma pean kandma mingit sidet. Ja loomulikult, kui ma karkudes olin, siis arst tahtis mulle kipsi panna, aga ma ütlesin, et ma ei taha, ma tahan pesema minna ja siis mulle pandi nii-öelda kompressor. Ehk siis mul mingi lahas, ma ei oska öelda, siis tõmbad kinni. Siis samas umbes 3 nädalat tagasi oli vaheaeg. 3 nädalat tagasi oli vaheaeg Prantsusmaal, mis oli 2 nädalat. Piim! Eestis on 1 nädal. Lahe. Kuigi koolid on siin üsna pikad. Mis mulle meeldib. Oli vaheaeg ja esimesed päevad ma olin Lyonis 2 päeva, kus organisatsiooni YKF, see on prantsus keeles, Jüfuga ja olime Lyonis Jüfu teiste vahetusõpilastega ja käisime linna peal, kuna neid oli 7 tükki, siis 4 tükki olid tüdrukud ja 3 poisid ja mis me tegime? Käisime shoppumas. Päris lahe oli. Okei, oli küll lahe. Ja sai isegi proovida mingisugused prille tänava peal hästi, proovida mingeid prille ja mis panevad magama ja töötavad. Päris jube. Peale seda 2 päeva pärast oli pagar, ehk siis ka Jüfuga, koos Jüfuga, kus me tegime šokolaadisaia prantsuse moodi, pikk sai bagett, prantsuse moodi, see ongi prantsuse sai bagetid, siis tegime croissanti, see on siis sarvesai nii-öelda, aga ka mingi väga prantsuslik. Ja jah, sellega siis oligi järgmine päev läbi. Siis hästi palju käisime perega näiteks lihtsalt jalutamas, sporti tegemas ja nii edasi. Ja kinodes, teatris, ooperis ja bowlingus ja nii edasi. Ja siis siis ma tegin ka veel, käisin beatboxi õppimas.
beatboxi ehk siis suuga, nagu ma iga video ütlen, suuga muusika tegemist. Ja see oli päris pull, sellepärast et ma olin koos ehtsa professionaaliga, kes tegeleb karjääriliselt. Jah, kes tegeleb karjääriliselt sellega ja ta õpetas siis meile ja 2 päeva pärast, kui me olime 2 päeva õppinud, kokku 10 tundi, 5 tundi ja 5 tundi, siis me pidime esinema ja väga lahe oli. Pidime esinema gruppidena ja me tegime suuga siis mis iganes. Tegime muusikat suuga ja siis teised muusikakooli omad näiteks mängisid klaverit või viiulit mängis üks, keegi puhus vilepilli ja trumme ei olnud. Trummid olid, aga kuna oli beatbox, siis üsna lame on nagu trummidega teha midagi. Kes teab, see teab. Jah, ja sellega piirdus vist. Sellega peaks piirduma oma vaheaeg. Kool, super, sest mu ema aitab mind väga massiivselt kodus ja ma saan õpetajatega väga hästi läbi. Ingliskeele õpetaja on natuke imelik. Kujutage ette, et teil on Hiinast pärit inglise õpetaja, kes räägib prantsuse keeles ja õpetab inglise keelt. See on üsna kirju. Aga ei, kool mulle väga meeldib. Seal on palju sõpru mul ja palju tuttavaid ja kellega ma igapäevast läbi käin ja nädalavahetustel. Ehk siis sõbrad on väga lahedad mul. Ma olen nagu leidnud täpselt sõbrad, keda ma oleks soovinud. Isegi ma ei uskunud, ma nii kiiresti saan nad ja et nad ongi nagu sõbrad, ma mõtlesin, jah. Eks näis, mis aeg toob, äkki mõni langeb kindlasti ära ja mõni mitte. Näiteks Hugo, see jääb kindlasti alles, pole kahtustki. Vaat, aga ja pere, ma ei oleks suutnud paremat peret tahta lihtsalt. Nagu, jah, see on nagu super. See on nagu suur kirss pannkoogi torni otsas. Vot, aga käisime väikse Masha ja isa Ehnega käisime lossis, Chateau loss. Mis ma nüüd räägin? Lossis, jah, Chateau loss. Jah, see on lossis ja see vaade, mis sealt oli lihtsalt selline, aga ma tundsin, nagu ma suudaksin näha kogu maailma, sest nagu see oli künka otsas ja siis all oli kõik orud, jõed. Mis sa Eestis näed? Kuusemetsa. No see oli super lihtsalt, sa nägid nii kaugele. No praegu ma ütlen, et ma näen, see vist filmi ei jää, aga kui ma vaatan sinna, siis ma näen umbes, ma isegi ei oska öelda, kui kaugele. No kindlasti need suured mäed on seal juba mingi 700 kilomeetri, ei nii kaugel ka ei ole, 200 kilomeetri kaugusel, aga see esimene linn, mis ma näen siit on linnulennult 30 kilomeetrit, umbes nii. Ja mida veel tahta? Jah, ma olen ka Kossu meeskonnas Sameda Kossu meeskonnas, kus on 20–30 aastased mängijad ja käisin nüüd üleeile reedel käisime Kossu võistlustel, käisime ja võitsime 10 punktiga ja väga hästi läks mul, sain 20 minutit mängida, maksimaalaeg oli 40 minutit, pole paha ja väga hästi läks. Vaat. Ja üldse meeskond on üsna hea mul. On üks must mees ja väga lahe. Mis on väga hästi läbi taga ja vaikselt juba kürgib ka sinna sõbra poole. Vaat. Samas, nagu teada, mulle meeldib tantsida ja kargelda ja niisama lahe olla. Lahe olla. Ehk siis ma käisin pallil, mis prantsuse keeles on see pall, aga tegelikult on see disko, nii-öelda diskoklubi, mis iganes. Käisin seal ja väga lahe oli, nägi sõprus, sain uusi tutvusi, aga muusika, no ehk siis oli niimoodi, et DJ keerutas oma plaati seal ja siis laulis, et mis käis laul tum ja siis rääkis 10 sekundit and now everybody sing
and now everybody sing, and now everybody sing, and now, ja lihtsalt okei, 20 sekki laulu, 5 sekki rääkimist, 20 sekki laulu, 5 sekki rääkimist, see oli nagu nii massiivselt palju seda. Ja kujutage ette, käib muusika, tantsid. Ja kas sa tantsid seal aja sees või? Ei, sa ei tantsi seal aja sees. Siis sa jääd kas seisma, räägid või kuula, mis see teine DJ räägib, aga tema räägib lihtsalt, et ja nüüd tantsime veel kiiremini, paremini. Ja kuidas sa tantsid, kui see muusikat väga ei ole? Ma pole vist enne diskol käinud, et ma räägin, et DJ räägib niimoodi. Tantsime kiiremini ja paremini. Vaheaja siis loomulikult käisin ka sünnipäevadel ja niisama sõpradega Sangalmies käisin lihtsalt jalgpalli toksimas, hübit mängimas, ehk siis Ameerika jalgpall, aga kõvasti agressiivsem. Või siis, ma ei tea, kas saab öelda agressiivsem, aga raskem minu jaoks. Ja korvpalli mängimas ja lihtsalt sõpradega olemist. No see on ikka super. Sest nagu siin samas mul, kui ma siit rattaga minna 10 minutit, siis on seal mul kõik sõbrad, nii-öelda, mitte päris kõik sõbrad, aga 70% sõpradest, kellega ma nagu käin nädalavahetustel väljas ja see on lihtsalt lahe. Neid on umbes 10 tükki, 11 tükki, eile lugesin üle. Ja jah. Ja vahepeal siis ma käin ka siin Samedas, on mul paar sõpra, 4 tükki ja Šašellis on ka paar tükki ja koolis. Ja võt, niimoodi mul need nädalavahetused lähevad. Kuna ma olen poiss ja mul on kodus isa, siis, ehk siis siin kodus Prantsusmaal on mul isa, siis loomulikult ma pean tööd tegema. Ja jah, see on päris teist, see on üsna jube, sellepärast, et näiteks praegu mitte praegu, aga eelmine nädal, kolmapäeval on liikepäev, me vedasime oksi, ehk siis isa lõikas puid ja võsa ja ma vedasin oksad ühte kuhja ja selle jooksu sees ma nägin 2 madu. 2 madu nägin selle jooksu sees. Seega, ja need maad on siuksed, nagu Eestis Restik ja Nestik, 2 tükki on siin, ma ei tea nimesid, üks on mürgine, üks pidavat olema mitte mürgine. Ja samas ma käin ka nii-öelda väikest raha teenimas, niisama taskuraha naabri juures, lihtsalt muru niitmas näiteks ja jah, päris hea trenn on sellepärast, et sa pead mäest üles sõitma, ainult mägi on, maja on nagu mäe peal, et sa pead üles-alla sõitma selle muru niidukiga ja mis on omaette trenn ja ehk siis järgmine päev sa voodist püsti ei tõuse. Ja mis siis on? Jah, õde käib ratsutamas, teine õde on tantsutrennis, käin neid vaatamas, nemad käivad minu korvpalli vaatamas. Käin sõpradega väljas koolis hästi, väga hästi ja käes on sügis. Tegelikult ei ole, pole isegi talv kätte jõudnud. Ma ei tea, miks ma sügis ütlesin. Tahtsin öelda, et käes on sügis. Issand, ma ajan sügise ja kevade sassi. Käes on sügis. Vot. Aga jah, kokkasin, olen õega kokanud 2 korda. Esimene kord tegin pitsat. Ma ei hakka rääkima sellest, ma panen pildid siia lihtsalt, milline see pitsa välja tuli ja siis üks päev koolist tuli, mõtlesin, ma teen üllatuse õele, teen lihtsalt lõunasöögi, lihapallid, teen ise lihapallid hakklihast ja riisi. Nii lihtne kui olla saab lihtsalt. Mis siis välja tuli? Riis oli selline pärast, said palli teha, mätserdada, lumememme teha, mis iganes, see oli nii koos, sellepärast, et jah, ma olen lihtsalt professionaalne ja lihapallid, need lõpuks olid hakklihamass lihtsalt, ehk siis liha ja see oli nii rõve, nii rõve. Ei maitsen tõesti, aga see olen mina. Ja jah, käisin täna, oli meil külas
nii-öelda vaikuse minut, ehk siis mu ema korraldas vaikuse minuti, ta on linnapea, kus me laulsime hümni ja lihtsalt, ma ei oska eesti keeles öelda seda, aga ehk siis Pariisiga, mis toimub praegu või toimus, oli vaikuse minut ja mina lugesin luuletust prantsuse keeles ja õde luges ja jah, süütasime küünlad ja panime lilled ja joonistused ja kõik asjad. Vot. Aga jah, näeme taas ja loodame, et järgmine kord on mul telefon olemas ja ma suudan teha ka video, milleks on head küljed Prantsusmaal. Salü ja jälle nägemist!